Tere tulemast võrdturunduse lehele. Minu nimi on Kristjan Kiis. Inimesed arvavad enamasti, et püsitulu, kas siis jääktulu või tuntud kui ka passiivne rahavoog, tuleb siis, kui sa teed natukene tööd, oled võib-olla aastakene äris ja siis sul peaks kohe olema see tase, et sul on piisav passiivne rahavoog ja see kogu aeg nii-öelda kasvab. Et see võib olla tõsi, kui me räägime väikestest summadest, aga sellepärast, et luua nüüd tõsist rahavoogu, et sa saaksid siis loobuda oma põhitöö või tegevusalast, ehk siis tegeleda oma hobidega, asjadega, pühenduda rohkem veel võrdturunduse ärile, peaksid seda võrdlema siis nüüd inimestega, kes teevad aastaid tööd. Nad teevad 20, 30, 40 aastat tööd ja neil ei ole ikka korralikku passiivset tulu või on see siis suhteliselt väike, et minna pensionile. Nüüd võrdturunduses selleks, et nüüd teenida või siis luua endale piisav passiivne tulu, peaks sul olema vähemalt 3 inimest, kelle sa oled siis ise siia ärisse kutsunud ja sa oled toonud need meeskonda, nad teenivad rohkem raha, kui nad teenisid enne, nad on rohkem rahul, kui nad olid siis ennem, kui sina neile seda võimalust tutvustasid. Nüüd võrdturunduses on nii, et kui sina võtaksid näiteks aja maha ja läheksid nii-öelda puhkusele, näiteks ütleme kuuks ajaks, tuled tagasi ja sul ei ole nüüd neid piisavalt meeskonda ja nii-öelda 3 inimest, kes siis on aktiivselt asjaga tegutsenud, siis su passiivne tulu jääb kas seisma või ta on suhteliselt väike. Nüüd, kui neil on olemas positiivne, fantastiline kogemus, neil on finantsiline hea kogemus, nad on emotsionaalselt ja finantsiliselt seal äris, siis nad viivad sinu nii-öelda äri edasi, samal ajal kui sina näiteks puhkad, suurendavad sinu passiivset tulu ja kutsuvad näiteks meeskonda uusi inimesi. Nüüd, kui sul on vähemalt 5 inimest, siis kelle sa oled ise ärisse kutsunud ja nad on samamoodi väga rahul sellega, nii emotsionaalselt kui finantsiliselt, siis sellisel juhul kasvab sinu passiivne tulu oluliselt tõhusamalt. Ja siis hakkab see kasvama, see oleks nii-öelda sinu all nagu investeering. Nüüd enne arened sa siis tasapisi, teed palju tööd ja kasvatad oma tulu, aga see kõik oleneb ainult sinust endast. Meie nagu võrdturunduse eesmärgiks on ikkagi luua enda korralik meeskond, siis võtta ärisse või kutsuda ärisse vähemalt 3 või heal juhul 5 tugevat inimest, kes siis hakkavad sinu äri edasi viima ja samamoodi nemad teenivad algul endale raha ja loomulikult aitavad ka sinu meeskonda edasi, kutsuvad ise inimesi, et see kõik on tegelikult meeskonnatöö ja see kõik võtab aega. Et passiivse tulu teenimine ei tähenda nii-öelda pühendumist ainult aastakeseks või 2. Mõningate juhtudel see võib tõesti tulla aasta-2, aga enamus juhtudel võtab see ikka rohkem aega, 3-4 aastat ja nii edasi. Sa pead pühenduma ja leidma enda meeskonna need inimesed, kes siis tõsiselt tahavad, loodetavasti nagu sina tahad, oma meeskonda seda äri edasi viia. Nüüd, kui sa oled üksi, näide, kui sa oled üksi paadis ja aerutad, siis on suur vahe, kas sa teed seda üksi või kui sul on 5 meest paadis ja kõik aerutavad. Et see on nagu suur vahe, kuidas ja mitmekesi te seda paati nii-öelda edasi viite. Nüüd 5 inimesega või mitme inimesega on siis eelis sul selle paadi nagu liigutamisel ja kui sa kõik soovid üksi ära teha, siis see võtab tõsiselt kaua aega. Minu soov sulle on, et ka sina sooviksid saada professionaalseks võrdturundajaks, sest meil on parem tulevik. Nüüd lähme ja räägime seda tervele maailmale. Aitäh!